Tere, head vaatajad, vaatama tagasi saadet Raudsaare dialoogid. Ja ma julgen öelda, et meie tänane vestlus saab olema ülimalt kuninglik, kuna me räägime kuninglikust alast, vehklemisest. Tere tulemast, vehkleja Nelli Tihvert. Tere. Ja täpsustame kohe EP-vehkleja. Kuna neid sorte on erinevaid, millega veheldakse, aga selle juurde me kohe saame tulla. Kui ma ütlesin, et vehklemine on kuninglik ala, siis ma usun, et paljud meie vaatajatest suudavad meenutada Kolme musketeri, kus ka väga veheldi ja aeg-ajalt kedagi ka läbi torgati, mida küll spordis ei juhtu sellisel moel. Aga EP, mida kasutatakse ja Eestis, mis on kõige populaarsem vehklemisrelv, ju pärineb otseselt nendest duellirelvadest Louis XIV õukonnast. Just, et vehklemise ajalooks ju peetaksegi nii Inglismaa kui Prantsusmaa õukondasi. Et selles mõttes see, et ta ongi kuninglik ala, ta pärinebki ju kuningate juurest. Jah, no seal sageli kaitsti au. Ja daamide au, nii et see vehklemine oli rohkem meeste asi tollel ajal, et ma ei suuda meenutada Kolmest musketärist ühtegi naisvehklejat, aga elu on edasi läinud, õnneks nüüd saavad ka naised vehelda. Muidugi, meil on ikkagi võrdõiguslik. Ja kaitsta iseenda au, kui vaja on. Just. Ja riigi. Nii. Aga see ei ole mitte väga vana asi. Mis aastal nüüd EP-vehklemine naistele tuli, me sellest põgusalt rääkisime? Minu teada oli ta siis esimest korda kavas 90-ndatel olümpial. Et kuskil jah, seal 90-ndate alguses minu teada hakatigi Eestis alles naiste EP-d harrastama ja ka üle maailma. Et muidu naised vehklesid floretti ainult. Ja võib-olla see ongi nüüd õige koht, kus me peaksime ära mainima need 3 relvaliiki, millega spordis toimetatakse. Et meil on florett, meil on espadron ja meil on EP. Just. Ja EP on raskem kui florett ja florett on natuke painduvam ja reeglid on ka pisut teistsugused. Ja reegleid tegelikult on hästi palju seal, et selles mõttes võib-olla EP vehklemine vaatajale on kõige arusaadavam, sest kui ikkagi tablool lähevad tuled põlema, siis see ka punkti saab. Tähendab torge ja punkt. Torge ja punkt, et kui see ei ole eelisõigust. Ei ole eelisõigust, ei ole piirkonda määratud, kuhu võib torgata. Igale poole võib vastast torgata. Ja EP-s vahet ei ole, on ta pähe, kätte, jalga, selga, kõik kogu vastase keha on tema ja kui korraga teineteist torgatakse, siis saab kumbki punkti, eks ole? Ja, et kui see nii-öelda korraga jääb siis 0,4 sekundi sisse, siis see aparaat fikseerib mõlemale torke. Vastasel korral võidab see, kes ennem tabas vastast. Ja. Et seda näitabki see tabloo, et selles mõttes seda enam ei pea ju hindama keegi silma järgi. Ja muidugi. Et kui näiteks espadroni puhul väga kaua veel oligi kohtunik see, kes otsustas, et kumb nüüd siis tegi selle tegevuse, mis punkti andis. Ja kui näiteks florett ja EP selles mõttes on sarnased, et vastast tuleb torgata, siis espadroni puhul tuleb vastast lüüa hoopis. Tal on ka lõike serv, eks ole. Piltlikult öeldes, et ta natuke lapikum on see tera. No jaa, et see on tõesti väga nauditav jälgida EP-võistlust ja arusaadav sellepärast, et nii nagu päriselus, kui sa ikka torkad, siis sa torkad ja nii-öelda nagu seal musketeride aegu veri oli väljas, keegi ei rääkinud selle eelisõigusest. Jah, et kumb nüüd ründas või kumb nüüd kaitses, seda ei hinnata. Aga kui me sellest relvast räägime, siis see relv on ju loomulikult aja jooksul natukene muutunud, et ta ei ole enam otsast terav, seal otsas on lüliti. Jah, seal on selline nupp, mis on siis ühendatud traadiga, mis on ühendatud siis juhtmega, mis tuleb meil läbi riiete ja läheb siis aparaadi külge, mis on kas siis saalis, kus trenni tehakse või võistlustel, et seal jah puhtalt elektroonika siis on. Piltlikult öeldes tekib vooluring, kui õnnestub vastast puudutada selle otsaga, aga seal on ka teatud kontaktiaeg, mis on nõutav, eks ole? Seal on vaja tugevus, et kui palju on vaja jõudu rakendada selleks, et see nupp või lüliti siis alla vajutada, et lamp põlema läheks siin. Et nii nagu jah. Aga no sellele ei pea ilmselt veheldes mõtlema, seda teeb jällegi tehnika ise. Ta kas läheb või ta ei lähe olenemalt sellest jõust, mis talle rakendatakse. Jah, et selles mõttes mõnikord ongi, et näiteks sportlasele endale tundus, et ma juba ju nagu torkasin vastast, aga mõnikord see torge võib olla, et ta oli liiga kerge puudutus ja selle peale ta ikkagi ei fikseeri veel torget.
või siis näiteks see on ka üks asi, mida võistlustel kontrollitakse, et see relv ei tohi minna liiga lihtsalt põlema siis see tuli seal. Et need on ikkagi reeglid, mis on kõigile ette nähtud. Nii et neid testitakse? Jaa, neid testitakse. No mis on väga mõistlik. Aga kui me räägime ka muust võistlusriietusest, see on ju standardiseeritud kõik. Ja, et seal ongi, et vastavalt siis võistluse kategooriale peab sul olema vastava tugevusega varustused. No näiteks trennis ei kontrollita seda, aga kui sa juba ikkagi tahad maailma tasemel vehelda, siis selleks on vaja ikkagi sellist standardile vastavalt varustust. Ja see loomulikult on ka ohutuse mõttes. No näokaitse, mida me teame telest väga hästi ja kõik muu riietus, et sealt läbi eriti ei torka. No ma tahaks öelda, et need praegused riided, nendest ikka enam ei torka, jah. Et aja jooksul on siin veheldud ikkagi igasuguses riietuses ja sealt on võimalik ka läbi torgata, aga näiteks need praegused varustused, see materjal sisaldab ka endas metalli näiteks, et et ta ei ole päris selline tavaline riie, mille me poest ostame. Et selles mõttes ta ikkagi on loodud turvaliseks, aga nagu elus ikka erandid kinnitavad reeglit, on ju, et alati võib juhtuda, et selles mõttes tasub ettevaatus olla. Oma karjääri jooksul olete näinud võistlustel olukorda, kus keegi on saanud läbiva torke? Sellist ei ole jah, et oleks nüüd kedagi täitsa katki torgatud. Küll aga näiteks ongi see, et kui meie kõige vähem kaitstud koht, üks asi, mis meil alati täiesti paljas on ju kaitsmata, on meie vaba käsi, vaba käelaba, on ju, et näiteks kui sulle ikkagi millega hoitakse tasakaalu, eks ole? Jah, et mina olen paremakäeline, paremas käes on mul relv, on ju, aga vasaku käelaba on mul täitsa kaitsmata. Et Teoorias võib sinna ju torgata. Kogemata loomulikult, et keegi ei harjuta seda siia. Aga kuna see vaba käsi sageli on mõnel ka siin kuskil kõhu peal või siis kui me lähme väga näiteks lähedasse kontakti vastasega, siis sinna võib minna pihta. Ja loomulikult, kui sa siia ikkagi selle relvaga torkad kuskil kehva nurga alt, siis võid selle käe veriseks saada. Teine koht on näiteks sääred, mis on ka, meil on küll põlvikud jalas ja väga paljud vehklevad ka sellise sääre kaitsmega, mis siia ette siis pannakse. Aga kellel seda ei ole ja sa sinna torkad, ega see põlvik nüüd väga palju tõesti ei kaitse. Ja sealt samamoodi ma ise olen saanud endal vere välja, et kui on mind torgatud sinna ja olen ka torganud mõnda niimoodi, et ka vastasel on olnud sealt verine. Aga ma loodan, et ta ei pea pikka viha. No loodame, ma ka ei pea ju. Et see pigem, see käib lihtsalt selle spordiala juurde, et ega igal spordialal ju on seda vigastuste ohtu ja seda, et kuskilt natukene võib verd. Ja muidugi. Aga kui me alustasime sellega, et see ala on kuninglik ala, tulemegi selle poole peale, mis on selle ala puhul väga positiivselt ja spetsiifiliselt positiivselt, siis minu meelest on tegemist tervikfilosoofiaga vehklemise näol, et muidugi paljudel spordialadel on see nii ja paljudes eluvaldkondades on see nii. Aga siin on ta veel omaette huvitav ja kohe enne, kui me selle filosoofia juurde veel läheme, te olete ise pärit Haapsalust ja see on täiesti loogiline seega, et tee on läinud vehklemiseni. Kes teab Haapsalut, eks ole, teab ka Endel Nelist, millest on suurepärane film aastast 2015 Vehkleja, kus Endel Nelist tuli küllaltki keerulistest oludest ja ei olnud seal Haapsalus ka midagi rõõmsat väga teda ees ootamas. Kes on filmi näinud, teavad seda. Ja see on tõsieluline film. Seal ei ole väga palju välja mõeldud, nii nagu Hollywoodi 3 musketeri versioonis. Seal ühtest pahupidi keerati. Et nii need olud olid ja esialgu polnud ju toona isegi neid võistlusrelvi. Kasutati kadakapuust kepp või pajukepid vist. Või mingid puu sellised vitsad olid, millega seal harjutati. Rääkimata siis sellisest kaitseriietusest, aga jällegi, kes on seda filmi näinud, võib evida aru saama, mis on selles spordialas maagilist. Aga mis teie jaoks on siin maagilist? Kas on samasugused asjad ikkagi selline enesedistsipliin? Ma ei hakka liiga palju ette ütlema. Ma arvan, et minu jaoks kõige maagilisemaks teeb selle ala ongi selline ettearvamatus, et see on iga matš on uus, iga torge on uus, et seal ei ole võimalik nagu sama asja korrata, et see nagu 2
võistleja omavaheline selline dialoog, mis seal toimub. Ja sa ei saa seda kunagi teha samamoodi kellegi teisega, sest siis tekib juba uus dialoog. Et minu jaoks võib-olla see on nagu vehklemise juures selline kõige huvitavam ja maagilisem osa. No see viib otseselt ikkagi idamaiste võitluskunstide juurde mõtte, kus ju öeldakse ka üks filosoofiline ütlus, et ühte jõkke ei saa 2 korda astuda, et alati on mingid nüansi erinevused. Ja just. Et nii see on? Ja, ma arvan, et see on enamus kahevõitlusaladel samamoodi. Ja see nagu muudabki just need kahevõitlusalad põnevaks. Aga et tegemist on sellise filosoofilise distsipliiniga, no mitmed atleedid ja vehklejad, kelle intervjuusid ma olen jälginud, kelle kohta ma olen lugenud, on öelnud niimoodi, et isegi eesmärk ei ole kõige tähtsam, tähtis on selle poole liikumine. Ja, muidugi. Et ega selles mõttes ei saa kunagi ju seda lõppu kuidagi ette ennustada või prognoosida. Ehk võistlustulemust. Just. Ja. Et loomulikult tähtis ongi see üks hetk, vehklejatena me alati mõtleme, et üks torge, et see näiteks kui meil on siis tabelimatšid ehk siis see play-off süsteemis vehklemine, seal me vehkleme 15 torkele või siis 3 × 3 minutit, siis iga kord on see, et üks torge korraga. Et see ongi, me saame olla ainult selles hetkes, sa ei saa mõelda, mis juhtub veel järgmiseks ja et missugune see tulemus lõpuks olla võiks. Ja minu arusaamist mööda on see spordiala ka üldarendav kehaliselt ja siin on väga hästi näha, kuidas keha ja vaim peavad koos tegutsema, sest et ta on strateegiline, tuleb mõelda ja jälgida, mida vastane teeb, aga erinevalt males, kus sa tõstad ainult nuppe, on see ikkagi väga füüsiline ala. Ja, et selles mõttes vehklemise juures sageli, kui inimesed vaatavad, siis nad mõtlevad, mis te hüppate seal ja torkate ja no nii lihtne see ju ongi. Ja kui nad tulevad, siis proovivad seda, siis nad saavad aru, et kui see ikkagi päriselt seal rajal vehkled, su pulss on, ütleme sellises, sõltuvalt siis sportlasest, aga ütleme, et ikkagi punases, et sa oled ikkagi enamus matšist anaeroobses tsoonis. See tähendab seda, et meie verevarustus on nagu pähe ikka natukene väheneb, et ta ju suures osas läheb meile lihastesse ja sa proovi siis sellel ajal veel mõelda. Ja mitte ainult mõelda, mida mina teen, vaid ongi see, et sa mõtled veel seda, aga mida vastane teeb ja kogu aeg see analüüs, mis sinna juurde käib. Et see muudabki just vehklemise keeruliseks, et ei ole raske seal otseselt hüpata ja selle relvaga midagi teha. Mitte, et me lihtsalt niisama seal teeksime, seal taga on ka väga palju tehnilist komponenti, et kui tavalisele spordisõbrale võib tunduda, et me lihtsalt nagu vehiks seal, siis igal sellel liigutusel on ikkagi oma tehnika, oma mõte, miks teda tehakse. Ja see, et seda tehnikat üldse hakata valdama, see võtab väga palju aega. No need tehnikad on ju omavahel ka seoses, sest ma kujutan ette, et kui minnakse ründele, siis paratamatult paljastuvad mingisugused nõrgad kohad, mida võib vastane kohe kasutada, kui see rünne ei ole hästi läbimõeldud. Ja eks selle võib-olla sõltub ka sellest, et missuguse stiiliga see vehkleja on, et mõni ongi väga hea ründaja ja teine on väga hea kaitsja. Ja samas võime mõelda, et vehklemise filosoofia, et parim kaitse on rünnak, või siis on just see, et tee seda, mida vastane sulle teeb. Et järelikult vastane, kui see, mida tema teeb hästi, siis võib-olla seda teist poolt ta nii hästi ei tee. Eks näiteks, kui vastane on hea ründaja, siis mine ründa just teda. Järelikult ta kaitses ei ole võib-olla nii tugev. Et eks seda filosoofiat ja strateegiat ja kõike vehklemise juures on hästi palju. No teie klubi nimi Haapsalus on ju En Guard, ehk siis olge valmis või kaitsesse. See on see lähteasend, vehklemise lähteasend. Just, et kui vehklemismatši alustatakse, siis meil ju käskluses loetakse ka prantsuse keeles, ehk siis En Guard tähendab ka võib-olla ka nagu, et võistlejad kohtadele me võime teda ka seda võtta. Et põhimõtteliselt, et ole nüüd valmis, sest kohe nüüd matš algab, et nüüd kohe antakse veel 2 käsklust, ehk siis pre ja le, ehk siis valmis alga. Ja males me teame, et on avang väga tähtis. Kas see on ka vehklemises nii? Ütleme nii ja naa, et matš võib ju ka muutuda seal, et alati ei sõltu. Aga selles mõttes, eks see vehklemine on suures osas siuke malemäng.
no jaa, aga ma olen lugenud, et see lõpuosa, eriti kui aeg on väga limiteeritud, on isegi tähtsam, et see pinge, mis on just epee puhul tulenevalt sellest, et ei ole seda eelisõigust, et see pinge kestab kuni lõpuni. Ja nii ongi. Nii ongi. Et kes on vehklemismatše vaadanud, siis jah, ega seal isegi kui mõnikord tundub, et niisugune 2-3 punktine edu seis, natukene aega ainult seal lõpuni, jah, küll see võit ära tuleme, ei. Et meil sageli, ütleme, ühe torke tegemiseks, no 1 sekundiga on võimalik teha 1 torge, aga 10 sekundiga võidki sa vabalt isegi 3-4 torget kindlasti seal teha veel. Päris auguliseks torgata. Päris augulist. Et jah, selles mõttes, eks need matši lõpud sageli kipuvadki minema, ütleme, suurest eduseisust võib tulla ka kaotus ja seal ju tuleb ka see psühholoogiline komponent väga tugevalt juurde, et kes on eduseisus, see hakkab juba seda arvama, et ta võidab, on ju, ja seda eduseisu hoidma ja samas sellega võid ka vigu tekitada. Aga kui me räägime vehklemispsühholoogiast, mis siin erilist on nüüd võrreldes muude spordialade psühholoogiaga? Ma ei oskagi öelda, kas see nii tohutult erinev on, et eks iga vehkleja jaoks on ju ka see psühholoogia seal taga erinev, et mida siis keegi võib-olla oluliseks peab, et mis on tema see nõrk koht. Et näiteks minu puhul on väga palju aastaid olnud see, et ma kipun näiteks kiirustama hakkama, sest mulle tekib pinge, et ma võib-olla kuskil alateaduses näiteks kardan kaotada. Ja sellepärast ma hoopis hakkan ise vigu tegema. Et kuidas siis seda osa siis parandada, et selles osas on nagu see psühholoogiline osa. Ma arvan jah, et see on nagu hästi-hästi erinev, et mis kellegi jaoks võib seal tekkida. Aga kuidas teie olete seda kiirustamise osa parandanud? No suures osas ikkagi sellega, et ma pean rohkem ennast usaldama ja eks see ongi tulnud lihtsalt läbi aja, läbi treenituse, ja loomulikult jah, sellised võib-olla psühholoogilised võtted ka, mis selleks olemas on, just psühholoogide välja töötatud. Aga jah, ja just see, et sa nagu teadvustad endale, et mul on see probleem, et järelikult ma pean sellega lihtsalt tegelema. No sageli on nii, et nõrga kohaga tegelemine annab kõige kiirema ja suurema arenguhüppe. Just. Kui on see võimalik. Ja, aga ongi, et selleks tuleb ka aru saada, mis see nõrk koht on. Ja selleks alati ei ole ju sportlane see, kes sellest aru saab, vaid sageli siis tema treener või taustajõud. Nüüd intervjuu alguses me kuidagi iseenesest mõistetavana võtsime fakti, et Haapsalu järelikult vehklemine. Aga see ei pruugi nii siiski olla. Kuigi ma tean, et teie isa on vehklemisega seotud. Ja mina ju vehklemise juurde sattusingi läbi oma isa ja onu, kes siis olid kunagised vehklejad, sest nad olid ju Haapsalust. Ja kunagi tõesti oli rohkem seda, et tundus, et vist kõigile, kes Haapsalus olid, neile relv kätte anti. Praeguseks enam päris nii ei ole ja meil on väga palju ka muid spordialasi, aga minu tee vehklemiseni jõudis läbi ikkagi perekondliku kogemuse. Ja kas see oli kõigepealt kõrvalt vaatamine lapsena või siis see proovimine tundus ikkagi nii äge, nagu seal oli ka ühele tüdrukule filmis Vehkleja anti see epee kätte, kus oli epee, kui ma nii võin öelda, ma ei mäleta täpselt. See võis olla ka midagi muud. Ma arvan, et nemad ka ikkagi alustasid floretiga, et epee siis ei olnud veel. Aga anti see relv talle kätte. Kuidas see teiega oli? Minuga oli tegelikult see, et ma olin näinud mõnda oma isa relva. Minu isa tegeles siis espadroniga, tema ei teinud epeed kodus, aga ega ma nendele suurt tähelepanu ei pööranud, aga pigem siis minu tee vehklemissaali oli läbi selle, et kui mu isa ja onu, kes siis olid vehklejad olnud, käisid Haapsalu vehklejate kokkutulekul, tulid sealt tagasi meene medalitega, mina olen neid medaleid vaadanud, öelnud, et ma tahan ka medaleid võita, ma olen vehklema. Et mind see relv ei huvitanud sellel hetkel, ma tahtsin medaleid. Aga õnneks mul oli siis klassi ões sõbranna, kes tuli minuga trenni kaasa ja eks mingi huvi ikkagi kohe seal trennis tekkis, et ma olin 10-aastane, ega ma ju kõike seda ka enam ei mäleta.
aga midagi mul hakkas seal meeldima, hakkas välja tulema, hakkasid tulemused tulema ja ma arvan, et see oli see, mis mind sinna trenni jättis. Kui te 10-aastasena läksite trenni, see oli aasta 2000, ma pakun. 2000 just. Ja tulemused tulid ju ikkagi üsna varsti juba, et kui ma nüüd vaatan, olen süvenenud teie karjääri, siis palun väga, juuniorite EM-il pronksmedal aastal 2009, nii et medal oli juba olemas. Jah, 2000, tegelikult me vist isegi võistkondlikult võitsime äkki 2007. See võis nii olla. Ma vaatasin praegu seda individuaalarvestust. Just. Et ei, ma ise mäletan seda ja mul on üks pilt ka, et ütleme, mis see tulemus selle 10-aastase lapse jaoks oli juba tulemus see, et meil oli iga kuu minu meelest korra trennis šokolaaditurniir ja kui ma olin 6 aega trennis käinud, siis mul on diplom, et ma olin seal esimese koha saanud. Et ma arvan, et juba minu jaoks oli see tulemus. Aga jah, tasapisi hakkas selliseid Eesti tasemel. Eesti meister individuaalvõistluses 2013 juba, palun väga. Ja täiskasvanud. Nii et just nimelt. Nii et see areng oli ikkagi alguses küllaltki kiire ja me näeme sageli, et sportlastel käib see areng tsükliliselt, et mingi hetk sa arened kiiresti ja siis kas võib tulla vigastus või mingisugune muu tagasilöök või mingi psühholoogiline probleem. Et ega see areng ei ole, me kujutame ette sageli lineaarsena sellise tõusva joonena, et ta on ikkagi pigem sinusoidne, et üles ja alla. Muidugi ikka üles ja alla ja me loodaks siis, et see üles ja alla liigub tasapisi jooksvalt üles suunas, aga ei üldiselt. Ma arvan, et meil ei ole ühtegi sportlast, kelle teekond on olnud ainult sirgjooneline. Jaa. Aga järgmine, see on minu valik praegu, mida ma olen siin sellest karjäärist välja valinud. Tähelepanuväärne hetk on ikkagi Pariisi suveolümpia 2024 ja 4. koht, kust nüüd küll kahjuks medalit ei saanud, aga diplomi vist ikkagi. Diplomi sain, jah. Nii oli tõesti. Ei, loomulikult selles mõttes see on minu praeguse karjääri ikkagi kõige suurem saavutus, et jah, mul ei ole sealt medaleid, mul on medalid tõesti võib-olla muudelt võistlustelt, aga jah, seda Pariisi 4. kohta ma arvan, et ma pean kõige olulisemaks. Aga kas siis ikka on nii sportlase jaoks? Nüüd ma saan küsida kohe otse allikast, et olümpia on midagi hoopis teistmoodi. Ma võin olla maailmameister, ma võin olla EM tegija täiskasvanute klassis, juniorite klassis, mida iganes, aga ikka olümpiamängud on ikka see tõsine asi. Ja ikkagi on, jah. Aga miks see nii on? Esiteks ta on juba ju ainult iga 4 aasta tagant. Et vehklejana meil on ju Euroopa meistrivõistlused ja maailma meistrivõistlused igal aastal. Mõnel spordialal võib-olla isegi on neid mitu korda aastas, et kellel on siis suve- ja talivariandid. Aga jah, olümpia ja võib-olla kõik see ajalugu, mis sellel olümpial ikkagi taga on. Ma arvan, et see teeb ka selle olümpia palju väärtuslikumaks kui kõik muud asjad kokku. Loomulikult, sellepärast, et olümpia ajalugu on ju väga-väga aukartust äratav. Esimestest... Kõige esimesel teda ei olnud 1896, kus oli vehklemine oli loomulikult, aga tuli 1900 kavva, nii et võib öelda olümpia alg aastatest on olnud kavas. Ja loomulikult inimestele meeldib seda jälgida, see on huvitav, see on põnev ala, väga tehniline ala, aga väga psühholoogiline ala, aga võib olla ka meeskondlik ala. Ja. Nii, mis toob hoopis teistsugused ülesanded ja väljakutsed. Ja, et vehklemine selles mõttes ongi hästi huvitav, et kui individuaalselt me oleme kõigi vastu, et sa pead olema üksi enda eest, piisavalt egoistlik ka veel, ja siis tuleb meil järgmine päev ja siis meid pannakse võistkonda kokku ja nüüd pead olema ühise eesmärgi nimel. Et selles mõttes siuke naljakas natukene see kontseptsioon on, aga selles mõttes see võistkonna võistlus kindlasti vaatajale on huvitavam, et seal need matšid käivad natukene, seda murrangut võib seal rohkem olla, et sul lähevad ikkagi 3 erinevat vehklejat rajale. Samas me kõik oleme ju küll nagu üksi seal rajal, aga samas kui võistkond teeb tulemuse, siis rõõm on kuidagi suurem. No eks ta ole ju tõesti nii, et seal on omad nüansid. Minu isikliku arvamuse järgi see on keerulisem.
natukene see võistkondlik võistlemine on keerulisem kui individuaalne võistlemine. Ja loomulikult, sest seal juba tekib esiteks sellel sportlasele, kes seal rajal on üksi, võistkond on küll sinu selja taga ja sulle toeks, aga samas see tekitab ka pinget rohkem, sest sa vastutad ka nende eest. Et nad on erinevad, et nad on küll üks vehklemine, on ju, et torge toimub ikka samamoodi, aga jah, see kontseptsioon seal juures ja see psühholoogia muutub kohe. Et näiteks on vehklejaid, kes individuaalselt on maailma tipus ja võistkonnas nad ei ole väga tegijad. Ja samas meil on ju palju võistkondi, kus võib-olla keegi ei ole nagu absoluutne tipp, aga kokku nad toimivad meeskonnana. No tuleme tagasi musketäride aja juurde, et üks kõigi kõik ühe eest, et nii see on. Kindlasti järjekord, mis järjekorras minnakse võistlustulle võib olla tähtis, aga mis nüanss seal veel võib olla, et meeskonnana või naiskonnana edukalt esineda? Eks ma arvan, et seal palju sõltub ka näiteks tulemuse tegemisel sellest, et kui kellelgi tuleb hästi välja, siis ta kuidagi nagu suudab selle hea emotsiooniga teised ka nagu kaasa tõmmata ja tuleb ka teistel võib-olla paremini välja, kui tuleks üksinda. Samas võib ka vastupidi just olla, et kui keegi väga kaotabki oma matši väga pikalt ja võistkond kuidagi jääb sinna auku ja ei suuda sealt enam oma parimat tulemust näidata. Et jah, ta on ka siuke mitme küljega mint. No meil on ju imenaiskond olnud siin ja naiskonnad läbi aegade, aga mis tuleb meelde kohe on Tokyo 2020 Eesti kuld, kus teie küll ei olnud seal kaasas. Te tulite sellesse naiskondliku võistluse natuke hiljem lisandusite, aga ikkagi see oli midagi väga erakordset. Muidugi. 8 võistkonda kõigepealt kvalifitseerub üldse olümpiamängudele ja siis neist tulla esikohale sellisel meeskondlikul alal. Ma oletan, et te ka jälgisite seda. Muidugi. Tähelepanelikult, mis seal toimub. Loomulikult. Emotsioon oli laes. Ja ikka selles mõttes, et Eesti ju kvalifitseerus juba suhteliselt siukse viimase võimalusena sinna. Ja eks jah, see koroonaaeg, mis sinna ette jäi, see palju ei teadnud üldse, et mida teised riigid teinud on. Ma arvan, et meie naiskonnale väga palju vedas just sellega, et meil oli võimalik siin trenni teha. Oli riike, kellel ikkagi saalid ja kõik olid kinni. Aga selles mõttes see on ikkagi Eestile väga kõva saavutus tulla võistkondlikul alal. Et jah, kuigi sinna tõesti kvalifitseerub ainult 8 võistkonda, aga juba see kvalifitseerumise. Protsess ise on juba keeruline. Et see on juba nii suur asi. Et sest meil võistlustel ei ole 8 võistkonda. Meil, ma arvan, viimasel MM-il naiskondi pidi olema kuskil 40 ringis. Võib-olla isegi natuke rohkem meeste võistkondi, võib-olla isegi seal üle 64, sest minu teada isegi paar võistkonda vehkleb sinna 64 hulka pääsu, et jah, olla selle 8 hulgas, kes olümpiale saab ja samas teha seal veel selline tulemus, et see on väga suur asi. See on väga tähelepanuväärne tulemus. Aga millest on nüüd nii olnud, et naised on meil just vehklemises väga head? Ei, meil on mehed ju ka. Aga naised on ikkagi paremad, ma vabandan. See on väga tore, kui on naisena seda öelda. Aga ma arvan, et see käib lainetena. Ma arvan, et me varsti näeme ka Eesti meeste vehklemise tõusu taaskord. Et on ajalugu näidanud, et on käinud kord mehed peal, kord naised kuskil augus on ju, siis jälle vastupidi. Praegu võib-olla, mis naiste eelis on lihtsalt see, et meil on jäänud naised väga pikaks ajaks vehklema. Et üldse ju üleüldiselt maailma sport juba muutub selle tõttu, et vanus ei ole enam piiriks. Et võib-olla kui siin võtta paarkümmend aastat tagasi, siis me ei näinud võistlustel 40+ vanuses sportlaseid. Nüüd on see täiesti tavaline. 30+ seal alles hakatakse tulemusi tegema. Tõesti, jah? Jah. No siis on ka teie tulemused ilmselt ikkagi veel täiesti ees. No vaata, kui me võtame ikkagi Irina Embrichi kõigil eeskujuks on ju, et siis mul on temani 10 aastat minna.
jah, nii et medalikollektsioon võib täieneda. Igal juhul hoiame selleks pöialt, eks ole. Aga no tuleb ju analüüsida vastaseid, jälgida neid, ma tean, et seda tehakse väga tähelepanelikult. Ja, nüüd on juba ju hästi lihtne, on ju, kas sa siis filmid neid vastaseid ise või siis YouTube'is sa leiad matše just ja neid väga palju analüüsitakse, aga jälle sa ei saa sealt tegelikult täielikku vastust selle vastase kohta, sest enne olümpiat ka ma tegin väga-väga palju ja mu treener tegi väga palju analüüse matšide kohta. Pariisi olümpiast ja ka juba enne sinna kvalifitseerumise kogu selle perioodi jooksul ja sa võisid olla väga valmistunud. Treener annab sulle ka enne matši veel juhised kaasa, et näiteks, et see vastane, ta teeb seda, ja ta tuleb sinu vastu ja ta teeb midagi täiesti muud. Sellepärast, et ka tema on ju analüüsinud, et aga see analüüs käib sinna juurde ja see on väga oluline osa vehklemisest. Need võib esineda vastase üllatamist ootamatu võttega väga sageli. Pigem tuleb seda oodata. Seda pigem tasubki oodata, sest ega 2 tükki, need on ju mõtlevad inimesed seal rajal. Et hea ongi, kui ta millegagi üllatab, järelikult tal on ka kodutöö tehtud. No meie sumomaadleja Kaido Höövelson ütles midagi umbes niisugust, ma ei tsiteeri täpselt, aga et kui sa ikka kohtud näost näkku seal vastasega, siis alles selgub tõde. Ja, vehklemises täpselt samamoodi. Et kui ta ikkagi seal mõõgad risti panete, siis selgub, kes on sellel päeval siis parem. Et see, et sa teda täna võidad, ei tähenda, et sa teda homme ka võidad. Et kui tema teeb oma järeldused ja võib-olla vehklemises üldse või ma arvan üldse elus juba päevad ei ole vennad ju, et meil ju sõltub väga paljudest asjadest, enesetundest, eneseusust, kuidas öösel magasid, mida keegi sulle öelnud on, et see kõik väga-väga palju mõjutab. Mina olen väga seda meelt, et inimene peab olema oma elus pidevalt arengus. Sest alternatiiv on stagnatsioon ja hääbumine. Ja ma arvan, et vehklemine on midagi niisugust, mis annab inimesele hea võimaluse areneda läbi kogu elu, kuna me saame aru ka, et sportlaskarjäär võib olla üsna pikk vehklemise vallas. Aga kui te nüüd analüüsite iseenda elu, ühest aspektist me juba rääkisime, see on see kiirustamine. Kas ka muus elus on see kiirustamine olnud probleemiks? Vehklemine on aidanud seda maha võtta? Seda ma ei oskagi öelda, kas seda on vehklemine mõjutanud, aga vehklemine loomulikult mu elu üleüldiselt on väga palju siia mõjutanud. Ma tahtsingi jõuda, mida ja kuidas ta on mõjutanud? Ma arvan, et kõige rohkem on vehklemine mind õpetanud keskenduma, distsipliini taluma, üldse, kui võtta näiteks kooliaega tagasi, see, et ma saaks üldse kooli kõrvalt sporti teha või hiljem ka töö kõrvalt, selleks sa pead oskama väga hästi oma aega planeerida, et näiteks seda on vehklemine väga palju mulle õpetanud. Elukogemust kõike, mida see sport üldse on andnud, sport, kõik see reisimine, see, et sa pead saama igas olukorras hakkama, et sul ei tulda ja ei aidata sind kogu aeg. Et selles mõttes ma arvan, vehklemine ongi mind muutnud selleks inimeseks, kes ma praegu olen. No me oleme ka ju väike riik ja väike spordiriik, mis tähendab, et ei ole seal 100 teenrit, kes tassivad pampe, et hästi palju tuleb, ma mäletan seda naiskonna teemat, et kui oldi iseenda menedžeri, aeti iseenda asju, mis võib-olla ei ole ka alati päris mõistlik, aga sellega saadi hakkama ja see tunne on ju väga hea, kui inimene ütleb endale, et ma saan hakkama. Selline hea enesetunne ja eneseusk. Muidugi, ja et see tuleb ka mujal elus, et kui sa juba karastud seal spordis, siis ükskõik, mis hetk sul muus elus ette tuleb, siis see ei löö sind rivist välja, vaid see lihtsalt kohaned sellele. No te olete ise välja õppinud füsioterapeut ja ka töötate selles valdkonnas, et kas see on tüüpiline selles valdkonnas, vehklemise valdkonnas, et inimesed valivad sarnase professiooni endale, et nad tegelevad mingisuguse kas treeneri või mingisuguse füsioterapeudi
tegevusega? Pigem ma ütleks, et nii ja naa, et jah, on neid vehklejaid, kes tõesti seovad oma karjääri siis ka mingi sarnase valdkonnaga, ütleme spordivaldkonnaga või tervisevaldkonnaga, aga on neid, kes teevad ka täiesti muid asju. Et selles mõttes see ei ole pigem selline, et nüüd nii on. Pigem jah, mida me vehklemises näeme seda, et ka üle maailma, et mitte ainult Eestis, et ei olda väga palju ainult vehklejad. Ehk siis see ei ole ainult see, et ma olen nüüd profisportlane, vaid väga paljud teevad selle kõrvalt tööd. Isegi palgatööd? Ja. Et see on tavaline. See on mulle küll praegu uudis. Et kui ütleme sellised riigid nagu Hiina, et seal loomulikult nad ei tööta, või siis ka ütleme näiteks Venemaa, Ukraina, et seal pigem mitte, aga Euroopa poole pealt on see tavaline. Et ikkagi on mingi, kas esialgu tavaliselt tehakse kooli kõrvalt, et ikkagi omandada mingi ka haridus ja hiljem tehakse töö kõrvalt. Jah, aga ma arvan, et teie puhul see füsioterapeudi amet või professioon, ma ütleksin, toetab väga hästi seda vehklemise poolt. Kindlasti selles mõttes, eks ta annab mulle teadmised inimese kehast rohkem, aga ma olen alati seda öelnud, et ise ennast aidata on hästi raske, et see on ikka see, et see kingsepal pole kingi, on ju. Et väga keeruline on ennast kõrvalt näha, endale abi anda ja minust sageli on olnud siuke 2 poolt, on ju, et see võib-olla see kaine mõistusega füsioterapeut, aga siis see hull sportlane, on ju, kes tahab kogu aeg, et teen rohkem ja see hull sportlane minu enda sees jääb alati peale. Kui ma enda kohta pean siis midagi aga see võib tähendada ka ületreenimist? No eks seda on väga palju juhtunud. Ma arvan, et nii nagu me siin enne neid tulemusi rääkisime, et mingi hetk tekib see langus. Siis ma arvan, minu päris mitu seda langust ongi põhjustatud olnud sellest. Liigsest mahvist? Lihtsalt olen liiga palju teinud, kuulamata teisi. Et selles mõttes see on... see on see tagantjärgi tarkus, et kui ma oleks praegu 20, siis ma ütleks endale, et kuula mõnikord teisi ka ja et alati rohkem ei ole parem. Aga samas see oleks sama, mis poleks, ma ei tea, võib-olla kui ma ei oleks teinud nii palju, võib-olla ma ei istuks täna siin vehklejana. Ega see liigne eneseanalüüs ja piitsutamine on täiesti viljatu ka minu arvates. Liigne analüüs. Aga kus see liigne tekib, seda me sageli saame ju teada pärast alles. Me sellel hetkel ei tea. Jaa, aga see ongi kogemus, mis inimest aitab edaspidi. Juba tunneb ära inimene, et võt nüüd võib-olla ma peaksin korraks tõmbama natukene pidurit ja siis rahulikult võtma ja siis võib-olla homme jälle täiega panema. No meie intervjuu kahjuks hakkab jõudma oma lõpule tasapisi, et me juba tõdesime, et loodetavasti on ikkagi suur osa teie sportlase karjäärist veel ees. Aga me siin rääkisime, mida soovitada või mida mitte soovitada 20-aastastele. Kui nüüd oleks võimalus midagi soovitada siin teistele 20-aastastele noortele vehklejatele, kes võib-olla meid ka vaatavad, mida neile soovitada? Ma arvan, et kõige tähtsam, on ta vehkleja või on ta mingi muu sportlane või üldse 20-aastane, et teha kõigepealt seda, mis endale kõige rohkem meeldib. Kui sulle meeldibki see spordiala, siis tuleb seda teha. Aga samas et nautida kogu protsessi. Et see tulemus, kas ta üks päev tuleb või on ta juba tulnud, seda me ei saa kunagi kontrollida, aga nautida ja olla hetkes. Ja samas kuulata neid, kes head nõu tahavad kõrvale anda. Ja mida me ka saate algul leidsime, et see protsess teekond on väga tähtis ja selle teekonna nautimine, sellest teekonnast rõõmu tundmine. Mulle tundub praegu meie vestluse põhjal, et teil tuleb see kuidagi hästi välja. Ja mulle meeldib trenni teha. Ma arvan, et see on ka see põhjus, miks ma olen jäänud vehklemise juurde nii kauaks. Et kui ma peaks ennast tohutult sundima ja kui ma ei tunneks sellest rõõmu, siis ma ei oleks seda nii kaua teinud. Aga see pakub mulle ka praegu rõõmu ja ma ka praegu teen veel trenni. Nii et... Ja nüüd
päris lõpetuseks, et kuna me saame teid nüüd järgmisel korral vehklemas näha, mis on see, kuigi jah, teekond on väga tähtis, nagu me leidsime, aga mingi ettekujuteldav sihtmärk? No ma loodaks sügisel. Et vaatame praeguses olukorras ma hästi vehelda ei saa. Aga just kui ma räägin suurvõistlustest, olümpiatest ja siin mitme aasta perspektiivist. No Los Angeles on igal juhul minu nimekirjas olemas, et ma üritan sinna koos naiskonnaga pürgima hakata. Aga selleks tuleb juba natuke varem relv kätte võtta ja Los Angelesse kvalifitseerumine algab siis järgmise aasta aprillikuust. Nii et hiljemalt siis pean ma ikka juba võistlema. Selge. Aga mida soovitakse vehklejatele? Nagu naelkummi või midagi säärast? Jah, mõni on öelnud, et tera pooleks, see on halb soovitus. Esiteks sellepärast, et need terad on jube kalliks läinud. Et seda ei taha. No pealegi 3 musketeris oli mõõga murdmine, kapituleerumine. No just. Et kuidas kellele, et võib-olla näiteks täpset torget või rahulikku närvi või et Väga hea, ma siis soovin teile rahulikku närvi. Aitäh Nelli Tihvert selle meeldiva vestluse eest ja niisugune oli meie tänane Raudsaare dialoogide saade. Ma usun, et te õppisite nii mõndagi seda saadet vaadates, saite uusi teadmisi vehklemise kohta, aga loomulikult ka elu kohta, sest eks ka elus tuleb meil vehelda üsna palju erinevates rollides, nii otseses kui kaudses mõttes ja loomulikult see, mida me ehk kõige rohkem võiksime siin juures tähele panna, on, et oluline on teekond ja tunda rõõmu sellest teekonnast. Olge terved, elage hästi, kõik head teile!